Aga teie puhul peab küll tegema sellise sissejuhatuse, et öelge siis kõigepealt oma nimed. Mina olen Priit Märt. Ja järgmine küsimus on see, et mis te arvate, kui suur hulk sellest 150 ikkagi Eesti kultuurikorüfeest sai aru, kummale intervjuud annab? No, ma arvan, et kõik said aru sellepärast, et me ikkagi ju kättpidi kõiki tervitasime viisakalt ja tutvustasime ennast, et võib-olla mõnel jäi segaseks ja päeva lõpuks isegi, kui see jäi segaseks, siis see ei ole see kõige tähtsam asi. Ja me oleme ikkagi selles mõttes seal saates selline loodame mõjuda heas mõttes tapeedina, et kes ütleme, annab sellist natukene kontrasti, aga et ikkagi peategelased on just need intervjuud ja need paigad, mis siis saates näidatakse. No see kontrasti vürts oli väga äge, et just selline stiilne meelelahutus. Aga kes oli siis, ütleme, nendest kultuuritegelastest kõige võib-olla selline aukartust äratavam või kõige huvitavam teie enda jaoks intervjueerida? Ma niimoodi, aukartust äratavad olid nad mõnes mõttes kõik ikkagi, jah, aga võib-olla sellised, mis lihtsalt meelde jäid või kui niimoodi kohe top of my head, siis üks hetk, mis mulle kindlasti jääb meelde, on see, kui olime Mustpeade majas, Rein Rannapit intervjueerisin teemal Ruja ja siis seal olingi mina, Tiip Klaver, Rein Rannap ja ta laulis mulle neid laule ja rääkis mulle seda kõike, mis siis ja kuidas oli. Ja võt see oli üks kindlasti hetk, mis mulle jäi kuidagi täiesti seal olles ka kuidagi puudutas mind selles tähenduses, et kuidas mina sattun sellisesse olukorda, et praegu siin sellistel teemadel vestelda. Ja teine kindlasti, mis on see, et me tegime ka, mul õnnestus starti teha siis olümpiavõitja Erki Noolega, mis samamoodi on, ma olen ise küll, ütleme, sporti armastav, aga võib-olla sporti nii palju ei vaata, aga seda olümpiat ma ikkagi nägin. Ja nüüd olla siis ise stardis selle härraga, et see oli ka kuidagi selline, et ma arvan, et mitte kunagi enam sellist asja ei juhtu. Kindlasti üks meeldejäävamaid või emotsionaalsemaid oli Heinz Valguga istuda tema köögis laua taga, kus ta rääkis laulvast revolutsioonist ja siis sellele eelnevast. Ja ega ma seal väga palju vahele ei jõudnud küsida, sest et üks küsimus oli näha, et see käivitas temas nii palju, et need mälupildid järjest avanesid ja see, kuidas ta rääkis sellest, see oli nii emotsionaalne, nii isiklik ja seal pidi ikkagi paar korda kuidagi endale nagu küntega kätte vajutama, et ise emotsionaalseks ei muutuks. Teine näiteks võib-olla siis ka, ütleme, et olles ikkagi võib-olla, ma ei tea, 25% Jaan Krossi loomingust ära lugenud, siis oli päris sürreaalne istuda kirjanike majas tema kirjutuslaua taga, vaadata tema kaminat, vaadata, mida ta aknast välja nägi ja mõelda selle peale, et siin laua taga on kõik need teosed sündinud. Et jah, mingid sellised hetked, ütleme. Nii, parmudest juba rääkisime, mida ekstreemset veel juhtus või on, mõned osad on veel tegemata, aga mis on juba juhtunud? On teigi välja tuua? Ega need ekstreemsustega ütleme niimoodi, et selles mõttes jah, õnneks ei olegi neid juhtunud, sest ega see ekstreemsus, ütleme, ei ole ka selle saate eesmärk ja pigem ongi läinud kõik, arvestades just seda saate tegemise mahtu, on tegelikult läinud ikkagi üllatavalt hästi, et ei ole ühtegi suurt komistamist ja suurt konarust tee peal olnud, mis on tui selles mõttes, et jah, mõned võttepäevad on veel minna, aga pigem nagu ei otsigi neid ekstreemsusi, ütleme niimoodi. Aga tegemist on ka olnud supertiimiga, aga ma lihtsalt küsin, et kas te olete nüüd ise professionaalsed intervjueerijad ka, et võiks nüüd tulla talk show või midagi või on see ikka Kai väärt nõu? See on ikkagi Kai väärt nõu, et selles mõttes saatejuhi koha peale, kui kuskile nüüd, ma ei tea, jällegi tagasi kutsuta, ei tea kunagi, mis sa vastad, aga otseselt ei pretendeeri, et ta on ikkagi näitleja ametist päris palju erinev. Ta on väga põnev ja jällegi tegemise käigus õpid väga palju. Et mulle tundub, et peamine võib-olla selline raskuskese seal ongi seotud sellega, et kuidas sa pead küsimusi küsima. Ehk et kõige lihtsam on tegelikult see, mis võtab endal pinge maha, on see, et sa oledki ise see uudishimulik inimene, kes tahab teada. Et sa ei pea teesklema seda, et sa seda teemat põhjani jagad, millest sa siis, eks ole, küsitled. Aga milline oli teema, kus pidid ikkagi võib-olla feikima või võtma oma näitlejaoskused, et näitama, et või te ütlesite kohe välja, see on kõik täiesti uudismaa mulle ja ma olengi ka huvitatud sellest? Jaa, ma ikkagi nii palju avatud kaartidega küll mängisin, et ega ma kuskil ei üritanud mängida, et ma tean sellest perioodist Eesti ajaloost jube palju.
et kindlasti mitte, et pigem ütleme sellist näitleja oskust võib-olla tuligi rakendada lihtsalt tegelikult enda maha rahustamiseks, sellepärast, et ikkagi on kõige ühtepidi ta on nagu ebamugav hetk lihtsalt, kus sa ju küsid endast palju targemate inimeste käest asjade kohta, millest sa ise ei tea mitte midagi. Ja sa tahad, et kuidagi, et see, kes vastaks, sest tema ikkagi tuleb, eks ole, nii-öelda nagu teistest tingimustest, istub maha, on ka närvis, et sa pigem üritad just nimelt tekitada seda olukorda, et vot nüüd see, millest me rääkima hakkame, et täpselt nii, nagu sina sellest rääkida oskad, niimoodi räägigi, et me ka ei nõua sinult midagi rohkemat kui see, mis sa suudad anda. Et ütleme, see oli pigem see saatejuhina võib-olla tuntav niisugune, ma ei tea, vastutus või mingi tunne, mis kuidagi sees podises vähemasti minul. Kui palju te standeri duubleid tegite või näiteks ka neid vaheklippe, et versus siis, kui te teete seriaale või kas oli rohkem, vähem, sujus paremini? Ma ütleks, et umbes sama. Jah, ja nende standidega võib-olla oligi seda täpsust vaja lihtsalt natukene rohkem, kuna seal pidi ajastama, et kas nüüd jõuaks ka taustale, eks ole, mingi kindel pilt või mingisugune skulptuur või mingisugune hoone. Et neid sai tehtud seal, ma arvan, iga asja puhul, miinimum 2 kindlasti, kui mitte 3, kui mitte 4. Ja ühe asja puhul, mis siin oli just viimastel võttepäevadel, oli kiviviskemasinaga. Seal minul jooksis kuidagi juhe kokku, et ma minu eest tegin seal mingisugune 15 tükki seda. Sest ja ma ei suutnud tegelikult lõpunigi seda ära teha. Ma ei tea, miks. Vahel tekib, eks ole niimoodi, et saadki aru, lihtsalt mingi sõnade järjekord või asi ei tule välja. See oli nagu viimane asi ka sellel päeval. Ja kuidagi oli juhe oli nii koos, et oligi, ei saanud nagu hakkama. Jah, minul oli ka üks pinge võib-olla selline, mis meelde praegu turgatas, et tuleb suur õhtulehe pealkirjad, ei saanud hakkama. Jah, ei saanud hakkama. Ei, kus oli selles mõttes huvitav ka, et kuna me tegime ka vist kas 2 või 3 duublit olime juba ära teinud, see oli siis ühesõnaga laulupeol. Ma olin dirigendi puldis enne seda, kui siis kogu möll peale läheb, tähenduses kõik helid ja muud asjad, mida eks ole kaamerate jaoks on vaja, et oleks nagu vaikne. Ja siis seal juba mõned rahvaste ordid juba liikusid ja siis oli umbes veel võimalus viimast korda teha. Ja just see, et sa lähed midagi tegema teades, et nüüd ma enam, et see nüüd, mis on, nii palju siis jääb ja kui me nüüd, et seal ei eksiks, et see oli võib-olla mingi selline koht jällegi, kus tekkis siuke veider ärevus. Kumb teist laulukaare all oli? Mina. No võt. Ja selle aasta laulupeol oli selles mõttes põnev olla, et läbi selle saate ma sain olla iga päev 3 erinevas positsioonis. Ma sain elada Draamateatri juures, ma käisin rongkäiku vaatamas lastega, elasin sealt kaasa siis kodanikuna, siis järgmisel päeval oli meil siis võtte juba seal laulukaare all, kus ma tegin erinevate korüfeedega jällegi intervjuusi. Ja siis selle päeva lõpuks ma taas elustasin või mälestasin endas mesipuu ja siis ma trügisin sealt laulukaare tagant mingisuguste erilubade ja passidega, kus ma jäin ka veel poolele teele kinni, ei lubatud edasi ja siis lõpuks ikkagi lubati. Trügisin sinna kaare alla ja siis läbi meeskooride trügisin ka siis õigesse kohta piisavalt kõrgel, et mind oleks võimalik filmida. ERR ka filmis otse. ERR ka filmis otse, jah. Ja see oli, ütleme, samamoodi selline, et sa tead, et nüüd on see hetk, kus ma pean siin seisma ja siin on ainult 1 duubel, siin rohkem teha midagi ei saa. Lõpetuseks siis veel paar kaksikutega seotud küsimust, ehk siis viimane selline võib-olla situatsioon, kus teid segamini aeti, kus te olete koos olnud ja jälle aetakse segamini. Kas seda juhtub ikka veel? Täna siin, jah. Iga kord, kui me uksest välja tuleme, siis seda juhtub. Jah, seda ikka ette tuleb, aga jällegi, et meie sellega ise ei tegele, ja ega teised inimesed ei pea ka sellega tegelema. Lihtsam on ikka ühe kaupa kohta, siis tead kellega. No võib-olla küll, jah. Just. Ja kas teie vahel on ka sellist kaksikute telepaatiat? Tunnetab üks, kui teisel on raske, vastupidi? Ei aima ette teise mõtteid, ei lõpeta lauseid? Ei ole, jah. Ei ole mitte midagi müstilist selles. Isegi kui me ei tohi sellest rääkida, kaksikute liit ei luba. Aga koos teha asju meeldib, kas või nagu need, et ma ütlen, hästi paljud olid teil eraldi intervjuud, aga kui teil koos, kui palju meeldib niimoodi teha? Ikka on tore koos teha, sellepärast, et ühtepidi
sa saad teiselt nõu küsida ja sa saad olla ka kriitiline nii-öelda üksteise suhtes ja sa saad seda kuidagi ausalt usaldada. Et ta selles tähenduses on kindlasti, aga see ei puutu, ma arvan, võib-olla kaksikuks olema, vaid see on lihtsalt, ütleme, kui on vendlus või õelus oma vahel, et siis ma arvan, et selline sugulane kaldkriips kolleeg on vähemasti meie puhul ta kuidagi on töötanud. No Alos te ikkagi mängisite ju kaksikuid. Tegelikult ei mänginud. Ei mänginud, jah. Me olime seal lihtsalt, seal me olime hästi sarnased inimesed lihtsalt. Et isegi vanuse vahe oli meil. Üks oli ju kõvasti vanem. Mingi nali seal oli. Mingi nali seal oli, jah. Selge, see sai ka nüüd lahendatud. Aitäh teile.